Tere! Tänases erisaates võtame luubi alla ühe päris tõsise teema, mille lahenduseks päris head varianti ei olegi. Meil kõigil on liiga palju riideid, aga kui on tarvis kuhugi minna, siis polegi nagu midagi selga panna. Ja niimoodi me viskamegi muudku riideid ära, aga kus see ära täpsemalt asub? Tänases saates vaatamegi, kas ja kuidas on võimalik vähendada riietest ja tekstiilidest tekkinud keskkonnakahjusid. No mina näen seda kõige koledamat poolt, et siis, kui midagi ära viskad, on ju, et kus see ära on, ma olen see ära. Mina olen see ära jõuab siis siia. Tegelikult ta jõuaks kuskile põletusse, on ju, et ma lõikan siis siukse ahela teen katki, et teda ei põletataks. Siis oma rekkakesega me veame selle siia või selle kaubikuga ja hakkame sorteerima, et ta tuleb uksest sisse, vahest koledana, vahest haismamana, nagu ikka, kui keegi ära viskab. Vaata neid näiteks. Need on karbiga ka veel. Need on täiesti kandmata turvajalanud. Ühesõnaga sorteerime, vaatame, mis on korralik, sest inimesed viskavad tegelikult korralikku asja ära. Vaata, korralik on nii suhteline, on ju. Sinu korralik ja minu korralik. Ma näen nii palju potentsiaali asjades, et siis me sorteerime ära, mis on korralik, et mul ei ole seda emotsionaalset sidet, et see särk mind jäeti selles maha, ma viskan ära, see pole korralik. Ei, kui tal pole auku, tal pole plekki, struktuur on korras, ta on korralik. Siis sorteerime välja kodutekstiilid. Kodutekstiilid lähevad ümber õmblusesse. Kui siin on plekk või auk, siis mu isa alati ütles, et lõikad augu välja. Ja siis me teemegi, me lõikame selle augu välja, seda ei ole vaja, aga ülejäänud kõik, see on väärikas värk ju. Meie inimloomad oleme juba kord sedasi loodud, et ilma keha katmata me naljalt ellu ei jää. Vast seetõttu, aga kindlasti ka kasumisoovist, on kogu senine rõiva ja tekstiili tootmine üles ehitatud tooda, kasuta, viska ära majandusmudelile. Viimase 20 aastaga on maailmas tekstiilikraami tarbimine lausa kahekordistunud. Suur tarbimine tähendab ka tohutult jäätmeid. Lihtsalt, et te teaks, siis Eestis tekib umbes 15 kilogrammi tekstiilijäätmeid aastas ühe inimese kohta. Näiteks Euroopa Liidus ladestatakse ühe aasta jooksul prügilatesse ligikaudu 5,8 miljonit tonni rõivaid ja tekstiilijäätmeid. Et seda massi ette kujutada, püüa silme ette manada elevandikarja, kus oleks londid sabad segi läbi enam kui 2 miljonil loomal. Sellest gigantsest hunnikust korjatakse praegu Euroopas liigiti kokku ning suunatakse korduskasutusse või materjalina ringlusse, aga natuke alla 1/4. Probleem on tõsine ja lahendused lapsekingades, aga kuskilt tuleb peale hakata. Näiteks järgmisest aastast tuleb liikmesriikidel tekstiilijäätmed olmeprügist eraldi koguda. Jah, et tegelikult see nõue, et kõik liikmesriigid, sealhulgas ka Eesti, peavad järgmise aasta algusest hakkama siis tekstiilijäätmeid liigiti koguma. Siin me näeme, et see korduskasutuse pool toimib hästi, et me oleme ju tegelikult juba harjunud viima oma rõivaid ja kodutekstiile korduskasutuspoodidesse, vastavatesse konteineritesse. Kui nad on korralikud. Kui nad on korralikud, et see süsteem on kõigi üles ehitatud korduskasutuse eesmärgil. Nüüd järgmise aasta algusest peaks hakkama riik ja omavalitsused eelkõige siis ka neid nii-öelda kaldse või neid, mis korduskasutuseks enam ei sobi, liigiti koguma. Nii et see kogumise nõue tuleb ja seda tegelikult mõningal määral on ka omavalitsused näiteks läbi jäätmejaamad juba teinud. Aga nüüd tekib küsimus, et mis nendest tekstiilijäätmetest edasi saab. Tekstiiliingel Auli, kes usinasti oma tekstiilitaksoga mööda Eestit ringi vurrab ja ka teised entusiastid otsivad hoogsalt lahendusi, kuidas olukorda tarbija tasandil leevendada. Auli suunab kokku korjatud korralikud riided kogukondadesse või jagab laiali teise ringi poodidele. Kõigest, mis plekiline või auklik, saab kunst või redisainitud riidekraam ning alles viimases hädas läheb tema juurde sattunud hilp kiustaja hammaste vahele. Suures plaanis aga polegi praegu Eestis liiga häid võimalusi, kuidas liigiti kogutud tekstiilijäätmeid ringlusse suunata. Nii lõpetavad need kas põletusjaamades, mis meile toasooja toodavad, või ikkagi kuskil prügimäel. Ehk siis see liigiti kogumisel ei olnud nagu sellist ringsuse eesmärgi täitmise osas suurt panust anda.
paljud teised Euroopa Liidu riigid, Põhjamaad eelkõige on ju tegelikult testinud ja aktiivne tehnoloogiate arendamine käib, aga siin on terve rida agasid. Esimene asi on see, et tekstiilid ja ka rõivad on disainitud ja toodetud selliselt, et nad koosnevad väga erinevatest materjalidest, kiududest, need on töödeldud erinevate ainetega. Ühesõnaga, tegu on väga raskesti ringlusse võetava tootega. See on üks asi, mis kindlasti esitab tehnoloogilisi väljakutseid. Teoreetiliselt on võimalik neid tehnoloogiaid välja töötada, aga siis kohe tekib järgmine küsimus. Kui me oleme need tooted, ringsed tooted, nende tehnoloogiatega suure aja, ressursi ja rahalise kuluga tootnud, kes need on valmis ostma? Olukorda ei tee lihtsamaks ka tõsiasi, et inimene väsib oma asjadest päris kiiresti ära. Seega on ka tekstiilide elutsükkel oluliselt lühem, kui materjalid ise seda võimaldavad. Üks nutikas viis tekstiile ja rõivaid kauem elus ja ringluses hoida on neid ise üldse mitte omadagi. Nii, aga lähme siis sinna algusse, kus meil hakkab see pihta, siis ma näitan ära kõik, kuidas siin käib asjad. Siin on meil siis nagu must pool, ehk siit tulevad nüüd mustpesu sisse, eks ole. Mingi firma korjab oma töötajate riided kokku, see auto toob nad siia. Just nende ettevõtetes on meil need kogumiskapid ja võtab seal kogumiskapist need koos selle kotiga need mustad riided ja toob siis konteineris. Et siis esimene operatsioon ongi siis mustade riiete sorteerimine. Ükshaaval siis sorteeritakse need riided läbi, vaadatakse üle, et taskus ei oleks midagi. Ja siis pinksutatakse selle RFID koodiga nagu need meile süsteemi sisse ka. Lindström tegeleb tööriiete ja muude tekstiilide rendiga. Et me kindlasti teeme kõik selleks, et toodetaks vähem tekstiili ja kõik tekstiil leiaks omale õige kasutaja ja pärast ärakasutamist ka uue elu. Ehk siis, et ma arvan, et see, millest me täna räägime, on, et kuidas need tavapäraselt toimivad süsteemid ka rohkem tööstuslikku mõtlemisse viia. Tegelikult on iga riidese, mis teil siit läbi käib, ka kiibistatud. See võib-olla kõlab niimoodi natukene nagu tekitab paranoiat, aga miks see kiibistamine tegelikult vaja on? See on vajalik tegelikult sellele, et me näeksime enda protsessis, kus parasjagu see toode liigub ja siis ka näiteks seda, et kas ta on meie majas, kas ta on teel kliendi juurde või ta on siis kliendi juures. RFID. Ja selleks ka veel, et näiteks kui klient paneb e-Lindströmis endale sinna tootele peale mingi informatsiooni, et ta vajab näiteks sääri lühemaks teha või näiteks lukk on katki, siis see informatsioon on selle kiibiga ühendatud ja kui see toode jõuab meile, siis meie saame selle parandustegevuse ära teha. Et siis lööb töötajatel see info kohe nagu arvutisse ette. Uskumatult pika, lausa 175-aastase ajalooga Soome ettevõte pakub tööriiete ja tekstiilide renditeenust nii Euroopas kui Aasias. Eestis kasutab Lindströmi tööriideid umbes 70 000 erinevat töötajat. Erilisi turvakangaid nõudvatest keevitajatest või kaevuritest kõrgeimat hügienitaset vajava meditsiini ja toiduainete tööstuse personalini välja. Kui autod on klientide musta pesu loo teeninduskeskusse toonud, sealne personal need süsteemi registreerinud ning ära pesnud, kuivatatakse need ära ning käiakse kvaliteedikontrollis kullipilgul üle. Kui midagi tuleb parandada, siis see tehakse pikemata korda. Tõesti, siin on natuke vist on pritsmeid ja seda on juba parandatud ka ikkagi korralikult. Ja siin tuleb lisaparandusi teha, et siin on sellised augud. Ja, et algul me tegelikult kontrollime taskud ära, siis vaatame, et lukk töötaks. Mis siis juhtub, kui sa siin midagi sassi ajad? Siis kui sul on hea tuju, kas siis paned mingid lillekesi ka siia sisse nii või teed mingeid kujusid või? Ei, me lillekesi ei tohi teha. Ei tohi, jah? Väga kahju. Kuigi vahel tahaks mulle südame teha või... On ju, vaata, mina teen midagi praegu, see ikkagi läheb natukene rohkem sinna modernse kunsti valdkonda. No väga hästi juba. Armas keevitaja, kes sa seda vaatad, ole sa tervitatud. Väga äge. Üks valdkond, millega Lindström veel tegelikult tegeleb tööriiete rendi kõrval, ongi see, mille läbi te olete võib-olla tavainimesele kõige rohkem tuntud, ehk siis need vaibad.
kust need vaibad tulevad, millest need tehtud on ja kaua need vastu peavad? Vaibad on meil täna juba tehtud, meie tavavaibad, mida siis sa näed poe ukse ees, on täna tehtud juba 75% selle vaiba sisust tegelikult on tehtud taaskasutatud materjalist. Ja see on üks nendest teemadest, mida me tõesti tahaksime, et järjest rohkem leida viise, kuidas ühe toote sisse panna rohkem taaskasutatud materjali. Samamoodi, eks ole, et kuidas siis mõelda, et mis on see toode, kus ma saan kasutada taaskasutatud materjali. Tööriided on tehtud kas puuvillast, polüestrist või nende kahe kombinatsioonist ning kokku pandud moodulitest. Kui tööpükste põlv ikka lõpuni räbalaks kulub, saab selle lihtsalt uue põlvetüki vastu välja vahetada. Tööriided peavad nii tööliste seljas kui pidevas pesus vastu pidama vähemalt 3 aastat. Kuid tänu õigele hooldusele on suur osa rõivastest kasutuses kuni 7 aastat. Vanim pükste paar, mis ikka veel kiibisüsteemist läbi lipsab, on aga päevi näinud 20 pikka aastat. Üks asi on see, et mis on loodusele hea ja teiselt poolt on see, et mis kaua säilib, et mis on jällegi loodusele hea. Et eks see peabki leidma oma balanssi. Sa ütlesid, et umbes 70 000 Eesti töötajal on rendiriided igapäevaselt seljas. Siiski mingi osa nendest lõpetab oma eluringi ka igal aastal. Oskad sa öelda, palju teil aastas endal sükest tekstiilijääki siis tekib, mida enam nagu tõesti millestki kasutada ei saa? On neid, mis me siis ümber töötleme meie partneri Resteri juures ja see on 50 tonni aastas, mis on umbes 72 000 teksapaari näiteks. Meie instituut siin hiljuti koos EKA-ga koos tegime uuringu, kus me tõesti vaatasime sisse, et palju siis Eesti inimesed tekstiile rõivaid tarbivad, palju sellest siis me jäätmeid tekitame, palju me korduskasutame ja palju me siis nii-öelda laimas plaanis raiskame. Me teame, et maailmas on tekstiilitoodete tarbimine suurenenud viimase 20 aasta jooksul kuskil 2 korda, siis Eestis on see olnud tunduvalt kiirem. Ühelt poolt see markeerib ära meie jõukuse kasvu. Et laias plaanis me paneme uusi tooteid turule üle 16 000 tonni, mis teeb kuskil 13 kilogrammi inimese kohta. Aga sellele lisaks me tarbime ka väga palju korduskasutatavaid rõivaid. Et me tegelikult tarbime aastas kuskil 4000 tonni ehk siis inimese kohta üle 3 kilogrammi korduskasutatavaid rõivaid. Et selles suhtes on Eesti inimene väga tubli, et see korduskasutamise osa on oluliselt suurenenud. Tekstiilitööstus on üsna keerukas valdkond, kus kaasaegset ringset majandusmudelit juurutada ja ikka ja jälle tuleme tagasi vana tõeni. Kõige kasulikum on lihtsalt mitte osta. Veel parem kui ostmata jäävat asja isegi tootma ei peaks. Kuid mis riideid puudutab, siis päris püksata ei saa ei kodus ega tööl. Rendilahendused võivad ka tekstiilivaldkonnas üha suuremat rolli mängima asuda. Voodiriideid, vaipu, õlilappe, tualetitarvikuid ning muidugi töötajate riideid viivad autod igapäevaselt laiali enam kui 12 000 erinevasse Eestimaa punkti. Prisma tagatoad. Siin on siis kohe meie mustapesukapid, et kui riided lähevad mustaks, siis siia nädala jooksul inimesed viskavad mustad riided ja korra nädalas teisipäeval Lindström tuleb järgi ja viib siis enda juurde pessu. Millal te need tagasi saate? Iga teisipäeval samamoodi. Viib ära ja toob kohe uued tagasi. Aha. Töötajate riided peavad olema kehasõbralikest materjalidest, vastupidavad ning võimaldama ka kandjal end mugavalt liigutada. Selleks on Lindströmil eraldi disainerid, kes on välja töötanud sadu erinevaid mudeleid, mille hulgast ettevõtted oma lemmikud välja valivad ning vastavalt töötajate arvule ning suurustele valmis teha lasevad. Mis tunne sul on, kui sa tead, et sa kannad neid riided, mida võib-olla on kandnud keegi teine? Ma arvan, et see on just keskkonnasäästlik, et pigem on see mugavus, et ma tulen tööle, kui mul riie läheb mustaks, ma võtan kohe järgmise riide, et ma ei pea kodus mõtlema selle peale ka, et... Millal sa veel selle jõuad ära pöösta triikida ja siis valmis panna? Just, et töö on niikuinii kiire, et siin on, see on ka väga mugav.
Kas see on okei, kui ma korra proovin teie riideid selga, saame kohe teha ergonoomika testi? Absoluutselt. Võtan selle. Siis saaks püksid. Oota. Ja ma olen hull tööpükste fänn nagu 36, 38. Ma ei tea nüüd. Catwalk. Väga mugav. Sobib sulle väga hästi. Ma tunnen ennast väga hästi nendes riietes. Võib-olla siis tulevikus ma siis kandideerin. No ei kurda. Tuleb tunnistada, et ma ei ole mitte kunagi üheski suures poes päevagi töötanud, ammugi veel saanud kaupa välja panna ja olla selles tõesti mugavas riietuses. Kükitada on pükstega väga mugav. Et kui tooted on ilusti laotud, siis ikka kliendil on mugavam osta ja valida. Tuleb teile laadung riideid mingisugusest keevituspunktist kuskilt ja te vaatate, neid pükse küll enam ei ole mõtet parandada. Mis siis saab? Selleks on meil lahendus Prodem, Producing on Demand, ehk siis tootmine vastavalt nõudlusele. Eesmärk on see, et kui me näeme, et töötajal on vaja uut riiet, siis 48 tunni jooksul see toodetakse Prodemis. Ja see on siis üks viis, kuidas me saame tarbimist vähendada. Et me ei tooda asju lattu, ootame äkki kunagi kellegi läheb seda suurust vaja, vaid me toodame siis, kui see päriselt vajadus tekib. Täiesti kinnitamata andmetel töötab Baltikumis 1 ruutkilomeetri kohta kõige rohkem õmblejaid just Tukumsi linnas Lätis. It comes from, there are historical reasons behind that. So in the Soviet Union there was a big garment manufacturing company here located in Tukums, and then when Soviet Union ended, then it split up and became many more small companies. Yeah. Yes. Right. So yes, when replacement order comes in from our service centers, basically next day it will be produced. So actually the first operations in production starts already this day, and then next day it will be sold and shipped out to our service center. Prodemi õmblustehases käib töö nagu päkapikkudel enne jõule. Seeria tootmisest ja ühekülgsest õmblemisest on siin asi kaugel. Iga päev võib lõikajaid, õmblejaid üllatada umbes 1,500 erineva riideartikliga. Lisaks tikkimised, tootearendus ning kauba komplekteerimine kiireks väljasaatmiseks. Selliseid tehaseid on üle maailma nii mõnedki veel, kuid Läti oma teenindab põhiliselt Soome, Eesti, oma koduriigi ning isegi mitmeid Lääne-Euroopa Lindströmi teenindusjaamu. Thing that is produced here will go to the shops or retail stores. I need to remove the finger, okay? And now, and the gas pedal. Yes, Okay, I think I should stick to TV work. After that, we sew it together. Yeah. And it's on the left Yes. side. Okay. It's clean. Okay. Oh, okay. So I could cover it up. Yep. It's like being a politician. Yes. Yes. Prodemi tellimused seatakse pingeritta, kõige tähtsamad kõigepealt ja hakatakse seejärel neid ellu viima. Kõigepealt lõigatakse kangastest vajalikud tükid, seejärel erinevad õmblemised. Kõige rohkem jäätmeid tekitab lõikamisfaas, kust jääb järele kile, paber ja kangaste lõikeservad. Kilest tehakse koera kakakotte, paber läheb vanapaberisse ning kangajäägid praegu veel põletusse ehk energiatootmisse. And thus there is something very close to one-piece flow, which is very unique in garment manufacturing. What about the materials that you get? Where do they come from? Yeah, all the materials we are buying from suppliers here in Europe. So we buy only highest quality materials so that we can save as well in a process from quality control, etc. Because the quality control is done by our suppliers. One of the fundamental ideas in Prodem concept is that we do correct first time already. All right, so this is the place where ready-made garments are coming before they actually get put into box and dispatched. Okay. I can see Riga, Vilnius, and Loo. This is Estonia. Standard garment manufacturing lead times are measured in months, and here we measure in days. Kogu meie tekstiilist täna 68% leiab uue elu
kui ta on oma elu tekstiilina ära elanud, ehk siis kas voodilinana, tööriidena, käterätina, vaibana. Miks ei ole 100? Me tahame, et see üks päev oleks 100. Tööriietest ta peaaegu ongi 100. Voodipesudest ta peaaegu ongi 100. Näiteks Auli osavate käte ja tohutu loovuse läbi saavad vanadest hommikumantlitest saunamütsid, voodilinadest kimonod ja särgid ning tähtsa sõnumiga poekotid, mida õmblevad kokku erivajadustega inimesed. Et sind on tegelikult üles leidnud siis erinevad suurte keskkonnaväärtustega korraldajad. Ma olen pigem ise nad üles leidnud. Okay. Et see on pigem niipidi, et ma käin ja otsin, kes saaks aidata mul selle tekstiiliga midagi teha. Väärindada ja see on ikkagi selline ukse peale koputamine. Aga väljakutse on vaipadega, mis on siis koosnevad 3 erinevast kihist ja erinevatest materjalidest. Meil ei ole täna nagu sihukest suurt head lahendust, kuidas need ümber töödelda. Ja me teeme siin koostööd teadusasutustega, erinevaid pilootprojekte. See on suurem probleem, see ei ole ainult Lindströmi probleem. Et suur probleem ongi, et kui on mitmest erinevast materjalist tehtud asjad, et kuidas need siis tööstuslikult leida taaskasutusvõimalusi. No üks asi, millest siin seal veel kuulda on olnud, on tootja vastutusnõue. Mida see tekstiili kontekstis tähendab? Ja, et see tootja vastutuse nõue tegelikult meie igapäevaelu juba mõjutab niigi, näiteks meie pakendite kogumissüsteem, kasutatud elektroonika, akud, patareid, kõik see toimib tootja vastutuse põhimõtteliselt. Tähendab seda, et need ettevõtted, kes neid tooteid turule panevad, antud juhul siis tekstiilitooted, sinna alla lähevad siis kodutekstiil, muideks ka jalanõud ja rõivad, peavad hakkama siis neid tagasi koguma nii korruskasutatavatena kui ka jäätmetena ja nemad peaksid hakkama ka finantseerima ja korraldama siis seda probleemset osa, millest me just alguses rääkisime, ehk siis seda ringlusse võttu ja see tootjavastutussüsteem, mis siis eelkõige Eestis hakkab kehtima kaupmeestele, sest et Eestis neid rõivatootjad on vähe. Just, et valdav osa on need inimesed või need ettevõtted, kes siis rõivaid müüvad või kodutekstiile, nemad peavad siis nüüd koonduma ja looma vastava tootjavastutusorganisatsiooni ja kogu seda asja tegelikult korraldama ja ka rahastama. See on väga suur väljakutse. Ma kujutan ette, paljud ettevõtted, kes tekstiilitooteid turule panevad, ei ole isegi sellisest nõudest kuulnud ja võib-olla nad ei saa isegi aru, mida see tähendab. Nii et tegelikult kindlasti hakkab see mõjutama ka meie elu, sest et need kulud ju suunatakse edasi tarbijale. Nii et suure tõenäosusega vähemasti uute rõivaste kodutekstiilide ostmine läheb mõnevõrra kallimaks, kui palju, seda me täpselt ei oska öelda veel. See sõltub sellest, kui hästi ja optimaalselt see süsteem luuakse. Nii et tegelikult siin järgmised 2-3 aastat on oluline periood. See seadus Euroopa Liidu tasandil arvatavasti võetakse vastu järgmise aasta alguses ja siis on 2 aastat üleminekuperiood, kui see tootjavastutussüsteem peaks rakendama iga liikmesriike. Et me tegelikult ostame liiga palju. Me tarbime nagu homset ei oleks ja et oleks Mars oleks asustatud, ei ole. Meil on see maa, hoiame seda. Nagu ikka ja jälle tuleb tõdeda, et see ära ei olegi nagu päris õige koht, vaid lihtsalt üks sõna, mille taha teadmatusest või laiskusest saab pugeda. Viskan ära ja asi vask. Ma kutsun sind üles selles kuus rohkem uusi kodinaid mitte soetama. Vaid sorteeri oma kapid läbi. Kohtume järgmisel nädalal.